Tere tulemast Eimikitsuune taratuppa. Tänaseks teemaks on ruunid, täpsemalt sünniruunid. Loomulikult igaüks saab ruunide hulgast tunnetuslikult ka end kõige rohkem kõnetava ruuni välja tõmmata ja seda enda kaitseks kanda. Aga tegelikult on võimalik ka teada saada, millised väeruunid sinu sünnikuupäeva ja kellaaja järgi sind kogu elu toetavad. Ja siin on siis väike selline ruunitähestik koos siis nende ruunide nimedega, järjekorranumbritega ja iga ruuni all siis lühikene tähendus ka. Et ma panen siia alla jällegi lingi slaididele, et saate siis ka neid slaide rahulikult kodus vaadata, oma arvutisse alla laadida ja kasutada siis. Ma arvan, et ma oma kanali vaatajatele väga palju ei pea rääkima sellest, mis on ruunid, et te kindlasti teate, et tegemist on umbes vähemalt 2000 aasta vanuse maagilise märgi tähestikuga. Need on siis alati erinevatel aegadel aidanud siis ruunide kasutajatel head õnne saada, kaitset saada ja nii edasi. Aga räägime siis sellest vähemalt, kuidas siis, enne veel ma soovitaksin ka ühte üsna uut käsiraamatut, mis läheb ruunide teemaga hästi sügavuti ja siit sa saad siis ka Tuuli Pindise raamatust lugeda oma sünniruunide kohta siis täpsemalt. Ja enne kui ma hakkan nüüd näitama teile, kuidas te leiate sünniruunid, siis siin on minu 2 ruuni ja olgu siis öeldud, et sünniruune on alati siis 2. Ei ole uurinud, aga tegelikult võiks ju vaadata, kas kuidagi numeroloogia ja abil siis ka aastaid taandades ühekohalisteks arvudeks võib siis nii-öelda leida sobivaid ruune. Kui ma see süsteemi avastan, siis ma annan teile ka kindlasti teada. Aga esimene ruun on siis see, mis on seotud minu sündimiskellaajaga, ehk siis ööpäev on jaotatud 24 tunniks ja näete, kui huvitavalt siin on, need tunnid ongi niimoodi, et mitte täistunnist täistunnini, vaid pooltunnist pooltunnini. Et kui mina olen kell 11 sündinud, siis minu kellaaeg jääb Takashi vahemikku ehk Takashi tund on siis 10:30 kuni 11:30. Et see on selline päevavalguse, transformatsiooni, ärkamise ja läbimurde ajahetk päevas ja sellel kellaajal siis sündinud inimestele annab ta kaasa optimismi, selguse, uuenemisvõime ja vaimse ärkamise. Ja teine ruun on siis Iisa, mis on kõigi sünniruun, kes on sündinud vahemikus 28 november kuni 13 detsember, et minul siis 7. detsember jääb Iisa vahemikku. Ja huvitav on see, et Iisa iseenesest on nagu jää või paigalseisu, rahu, kannatlikkuse ja sisevaatluse ruun, mis annab siis külma närvi võime erinevate otsuste tegemisel, emotsioonide vaoshoituse ja püsivuse, mis iseenesest väga hamburi tähtkujuga kokku ei klapi, aga teisest küljest, kuna hamburite tarokaart on ka mõõdukus, mis eeldab selle tasakaalu hoidmist ja loomist, siis on igati mõistetav, miks selline ruun siis sellel ajavahemikul on. Aga vaatame kõik need 24 ruuni läbi. Natukene võib-olla räägin siis ka juurde
ja et mitte dubleerida siis seda slaidi esitust, siis mul ongi päises kõigepealt selle ruuni nimi, siis kuupäevade vahemik, millal see ruun siis nii-öelda sümbolina välja tuleb ja kellaaegade vahemik. See ei tähenda, et see vehuruun peab sulle kehtima ainult siis, kui sa 29. juunist kuni 14. juunini sündinud ja kellaaegadel 11.30 kuni 12.30. Ei, need võtke eraldi. Et lihtsalt ma ei hakanud dubleerima. Ja võib-olla on huvitav ka teada, et traditsiooniline ruuniaasta ei alga sugugi meil ei 1. jaanuaril ega kevadel, vaid 29. juunil siis sellesama vehuruuniga, mis on siis suvise lõikuse ja külluse alguse sümbol. Vehu ongi rikkus, küllus, uued algused ja materiaalne edu. Ja selle märgi all sündides saad sa kaasa praktilise meele, oskuse rahaga ümber käia ja materiaalse taiplikkuse. Nii, ma vaatan, mul on siin enda väike märkmik ka, kus on siis ruunide kohta selline lühikokkuvõte tehtud. Vehu on siis selline ruun, mille poole pöörduvad peamiselt need, kes soovivad materiaalseid hüvesid või nende valdajad, kes tunnevad muret siis materiaalsuse või raha säilimise pärast. Igal juhul see soodustab raha laekumist, mitmesuguse kauba hankimist, peamiselt siis pikaajaliseks kasutamiseks mõeldud, samuti kinnisvara kaitsja, kaitseb omandit ja osutades õigeaegselt avanevale võimalusele või ohule ja ärge siis mitte mingil juhul seda vehuruuni pööratult kandke, et kui te kaela riputate, siis ikka õiget pidi, sest kui te teistpidi keerate, on juba teine ruun ja teine tähendus. Ehk siis need, kes on sellel ajavahemikul sündinud või nende kellaaegade vahel, siis nendel peaks rahaline meel ja taiplikkus, materiaalne taiplikkus väga hea olema. Järgmine ruun on Urus, mis siis on 14. juuli kuni 29. juuli see vahemik ja kellaaeg, kui sa oled sündinud 1:30 poole 2-ni, jääd sellesse ajavahemikku, siis see on sinu ruun. Ja see annab sulle kaasa elujõu, füüsilise tugevuse, tervise, sellise ürgse energia, igal juhul suur füüsiline ja vaimne vastupidavus, aga samas ka natuke põikpäisust annab ja elujõudu. Nii. Üldiselt on see mehelik ja naiselik jõud ehk siis energeetiline tasakaal. See tervendab vaimu, lisab meestele jõudu ja naistele veetlust. Äratab inimeses parimad tunded ja kasutatakse siis, kui tahetakse saada sõpruse või armastuse osaliseks või neid tundeid taastada. Ja jällegi ei soovitata pööratult siis kasutada, et ikka õiget pidi ruunisid kasutame. Nii, lähme edasi. Et järgmine ruun näeb välja siis selline surisaag ja kehtib siis 29. juuli kuni 13. august ja 2:30 kuni 2:30 on siis kellaaegade vahemik. Ruun on siis kaitse, purustab igasugused takistused, aitab hoida fookust ja teadlikkust. Selle märgi all sündinud inimesed on läbilöögivõimelised. Nad oskavad enda eest seista ja piire kehtestada. Nii, vaatan, kas ma oma märkmikust leian selle ruunikese siin ka üles. Kus ta mul siin on? Mul ei ole siin nad ruunitähestiku järjekorras, nii et natuke
tappamist. Nimetatakse ka väravateks seda ruuni. Seda kantakse, kui soovitakse enne otsustavat sammu mõtiskleda, kõike veel kord läbi mõelda, kaaluda kõiki poolt- ja vastuargumente, aitab keskenduda, hinnata oma käitumist, vältida ennatlikke otsuseid, hoiab pettuse ja enesepettuse eest ja jällegi hoiatus mitte kanda pööratult. No järgmise ruuniga Ansusega siis näete ka, et siin on tõesti siis need kaldkriipsukesed allapoole nagu poolik kuusk, 13 august kuni 29 august ja 2:30 kuni 3:30 siis kellaajad. See on tarkuse, suhtluse, inspiratsiooni ja vaimse juhatuse ruun, annab kaasa kõneosavuse, loogika, õpetaja või nõustaja andeid ja üleüldse siis head eneseväljendust soosib. Nii, vaatan, kas ma leian ta siit ka üles. Jällegi energeetiline ruun ehk tugev, aktiivne ruun ja teda tuleb kasutada ettevaatlikult, sest ta on pühendatud Jumal Lokile, kes teab ja teeb nii head kui ka kurja. Nii et kes vähegi Skandinaavia mütoloogiat teab, siis tõesti see Jumal Loki oli üks paras tegelane. Tema poole pöördudes paluti siis tema soosingut ja mõistmist ja kõige paremini aitab ta kaasa kollektiivseid jõupingutusi nõudvate tegude teostamisele. Üksikisikule ei peagi sellest kasu olema. Headel eesmärkidel kasutatuna ergutab see ruun inimestes tähelepanelikkust ja delikaatsust teiste inimeste suhtes. Nii et selline huvitav ruun. Järgmine on siis Raido. Meenutab ladina tähestikus R-tähte, 29 august kuni 13 september, 3:30 kuni 4:30 sündinutele. See on teekonna elumuutuste, rütmi reisimise ja õigluse ruun. Ta annab kaasa dünaamilisust, armastus reisimise vastu on selles ruunis peidus ja pidev liikumine ja areng. Nii, ja samas on ka ta ühenduse või taasühinemise ruun, ka energeetiline, aktiivne ja seda kasutatakse, kui tahetakse, et reis saaks teoks ja kulgeks õnnelikult. Ja kujutatakse tihti teele kaasa võetavatel amulettidel ja jällegi pööratult ei ole hea kasutada, toob pigem ebaõnne kui õnne. Kenas on 13 september kuni 29 september ja kellaaeg on siis 16:30 kuni 17:30. Et kui sa nüüd küsid, et sa 13. septembril sündinud, et kumb ruun siis sind nagu rohkem mõjutab. Et ühest küljest sa saad seda nagu ise ka valida, aga teisest küljest miks mitte mõlemad ruunid siis enda kaitseks ja sümboliks võtta. See on sisemise valguse, teadmiste, loovuse, kire ja intuitsiooni ruun ja annab kaasa analüütilise mõtlemise, kire teadmiste vastu ja sisemise tule või põlemise. Nii, ja vaatame, mida ma siis oma märkmikusse tema kohta lisaks olen kirjutanud. Avanemine, tuli, tõrvik. Energeetiline ruun pühendatult Jumalanna Nerbile, kes on siis küttimise ja kalapüügi kaitsja. Tugevdab vastuvõtlikkust, tervendab tundeid ja seda kasutatakse naiste poolt sigitusperioodil, et anda lapsele soovitavat kvaliteeti. Väga huvitav sõnastus, aga tõenäoliselt on see mul maha kirjutatud kunagi
mingisugusest raamatust, aga ma enam ei mäleta, kust. Nii, samuti sobib see ruun loovinimestele, kes soovivad oma ideid täielikult realiseerida. Jahimeestel, geoloogidel ja teistel otsijatel aitab see ruun leida otsitavat. Jällegi, mitte kanda ümber pööratult, õigetpidi. Järgmine ruun on Keebo, 28. september kuni 13. oktoober, 5:30 kuni 6:30. Seda nimetatakse ka kingituse, tasakaalu, partnerluse ja siira andmise ruuniks. Ta annab kaasa diplomaatilisuse, suurepärase meeskonnatöötaja oskused ja omadused ja vajaduse harmoonia järgi elada. Nii, ja tema kohta on mul märkmikus kirjas ka partnerlus, see sai välja toodud. Aitab valida abielu või äripartnerit ning luua nendega püsivat ja kestvat kontakti. Inimese suhtes iseendaga osutab õigele lahendusele, mitme variandi seast parimale valikule. Ehk siis Keebot soovitatakse siis enda ligi hoida, kui sa pead kahe partneri vahel valima, ükskõik kas romantilise või ärialase. Igal juhul ta aitab seda õiget otsust teha. Edasi, Vunja, 13. oktoober kuni 28. oktoober, 7:30 kuni 7:30 õhtul. See on väga rõõmus ruun, rõõm, heaolu, harmoonia, rahulolu ja edu. Annab kaasa positiivse ellusuhtumise, oskuse nautida hetke ja on teiste rõõmustaja. Nii, ja vaatame, kas mul tema kohta on siin ka midagi kirja pandud. See mul nii vana märkmik, ma olin siis alles veel ülikoolis, kui ma tundsin ka nende teemade vastu huvi ja raamatukogus käisin siis erinevaid materjale lugemas ja siis kirjutasin endale välja. Nii, Vunja on siis rõõm ja valgus. Seda kantakse siis, kui soovitakse endale ja teistele pidupäeva, head meeleolu, tervist ja õnne. Ta lohutab mures ja toetab nõrkushetkel. Kui ootate sõbra küllasõitu või vähemalt sõnumit temalt, aitab see ruun luua siis kaua oodatud sidet ja seda sõnumi tulekut kiirendada. Ja jällegi mitte kanda siis pööratult. Nii, edasi. Hagalas, 28. oktoober kuni 13. november, 7:30 õhtul kuni 8:30 õhtul. Seda ruuni nimetatakse ka rahetormiks, selliseks kontrollimatuks muutuseks ehk siis kaardipakis torm. Uuenemine läbi kriisi. Iseseisvus, võime tulla välja rasketest elukriisidest tugevamana. Ja tavaliselt siis ka selle ruuni märgi all sündinud inimesed vajavadki neid erinevaid kriise selleks, et vaimselt ja füüsiliselt kasvada. Ja Hagalas on siis loomulikult hävitavad jõud, hästi energeetiline ruun. Kehastab loodusjõude, aidates inimesel naasta oma mina kõige loomulikuma väljendusvormi juurde. Teda kantakse, kui tuntakse, et miski on korrast ära, kui sügavhingeline ebakõla on viinud ummikusse ja sunnib teid üha tobedamalt käituma. Ta kutsub esile kriisi, aidates väljuda nõiaringist ja saavutada uuesti vaimne tasakaal. Nii, edasi, mis meil järgmine on? Nauthis, ja hääldasin õigesti. 13. november kuni 28. november ja pool sääsed on välja tulnud, olen õhtul õues. 8:30 õhtul kuni 9:30 õhtul. Vajaduspiirangud, vastupidavus ja õppetunnid. Annab kaasa vastupidavuse stressile, oskus rasketes olukordades ellu jääda ja nendest õppida. Nii, ja vaatame.
mida siis siit leian? Nii. Ahaa, siin ta ongi. Oih, otsisin vale ruuni. Ahaa, möödapääsmatus. Annab raskel hetkel jõudu, aitab keerulisi perioode üle elada. Vanasti joonistati teda otse käele või suure varba küünele, mitte kanda pööratult. Ehk siis stressi olukordades aitab see ruun. Iisa, 28 november kuni 13 detsember ja kellaaeg siis 9:30 õhtul kuni 10:30. Ja nagu öeldud, jää paigalseis, rahu, kannatlikkus ja sisevaatlus on ruuni omadused, annab kaasa külma närvi otsustajale, emotsioonide vaoshoidmise oskuse ja püsivuse. Ja lisaks siis isa on seisak, see, mis takistab jääisa. Iisa aitab peatada ebasoodsaid protsesse, haigusi, jahutada kirge, külmutada situatsiooni selleks, et aega võita. See ruun on pühendatud hiiglasele, Imrele, kes on sündinud jääst ja sümboliseerib algust või uuenemist, mis saabub pärast pikka seisakuperioodi. Nii, edasi. Iera, 13 detsember kuni 28 detsember ja 10:30 kuni siis 00:30. Lõikustsüklite täitumine, tasu tehtud töö eest, kannatlikkus, loomulik rütm, oskus õigel ajal lõigata oma töövilju on siis see, mida Iera annab kaasa. Ja loen siit juurde. Saakviljakas periood. Kantakse enne tähtsa ja kauaaegse töö alustamist, et kindlustada selle ühtlane kulg ja õnnestumine. Seda võib kasutada kahtluste puhul ja kui teile näib, et ei jõua alustatud lõpule viia, siis Iera aitab. Nii, edasi. Ihvas, 28 detsember kuni 13 jaanuar, 00:30 kuni 01:30 sündinutele. Annab vastupidavuse, kaitse ja paindlikkuse ja võime siis sügavateks sisemisteks vaimseteks sisevaatlusteks ja tugevuseks. Paindlikkus ja uuesti sünd on märksõnad. Nii, ja mis ma siit juurde leian, on siis ülimuslik tunnetus. Sümboliseerib ka midagi Oih, nüüd ma lugesin küll valet. Miks see oli nüüd oluline? Kuidas ma nüüd vaatasin? See ei olnud üldse see ruun. Ja kaitse, takistavad elujõud. Nii, Ihvas on siis pühendatud talvejumalale, Ullile, vastupidavale jooksjale ja täpsele laskurile. Seda ruuni kantakse siis, kui tahetakse paluda kellelegi kaitset. Veel aitab ta iga ettevõtmise lõpuleviimise ja iseäranus selle lõpuetapil ja toetab sportlasi ja võistlustel osalejaid. Nii et selline ruun. Bertro on siis 13 jaanuar kuni 28 jaanuar, 2:30 kuni 2:30 öösel. Saatus, saladused, müstika ja varjatud potentsiaal annab kaasa tugeva intuitsiooni, saladuslikkuse, huvi müstika ja saatuse vastu. See oli nüüd see ruun, mis mulle enne
silma hakkas, tahtis liiga vara tulla välja. Ülimuslik tunnetus, midagi varjatut, aitab minevikust üle saada, vabaneda rasketest mälestustest, hõlbustab üleminekut uuele teadvuse tasandile, õpilase pühitsemist järgmisse ametisse, võib mõneks ajaks katkestada harjumuspärase elurütmi, muuta selle mänguks, milles siis võidu- ja kaotusvõimalused on paraku ühesugused. Ehk siis jah, mis on tulemus, oleneb siis inimesest endast. Õnn on tema kätes. Algis 28. jaanuar kuni 13. veebruar 3:30 kuni 3:30 öösel. Ehk siis hakkame lähenema juba sellele hunditunnile. Et ma siin mõnes kaardi lugemises olen ka seda hästi toredat väljendit hunditund käsitlenud, mis mulle väga meeldib, mis siis tähendabki sellist aega öösel 3 ja 5 vahel, kui ütleme siis nii, et keegi peale huntide üleval ei ole. Ehk sel ajal on maailm justkui täielikus vaikuses ja võib-olla, kes on sellel ajal üleval juhtunud olema, siis isegi linnud väga ei häälitse, et tõesti maailm on täielikus vaikuses, et siin praegu aia taga rukkiraek kraaksub mul, aga nendel tundidel, kui ma vahel ärkan siis üles, et siis ta on täiesti vait ja vagune. Nagu te näete, siis natuke põdrasarvi tõesti meenutavad ja kaitsesümbol, kõrgem juhatus nagu antenn püsti, wifi antenn. Vaimne tugevus, tugev eluniit, vaimne kaitse, kõrgem juhatus ja ohutunne on siis, kui midagi ohtlikku on, siis kuidagi intuitiivselt tunnetad seda. Kui kardame midagi või ootame kellegi kallaletungi või teadlikku kahjustamist, siis tuleb seda ruuni kanda ja see ei lase kellelgi siis tema kandjat ootamatult tabada ja kindlasti jälle mitte tagurpidi kanda. Nii, järgmine on meil Sovilo 13. veebruar kuni 27. veebruar ja varajased hommikutunnid, see on küll täiesti hunditund, 4:30 kuni 4:30. Päike, võit, elujõud, edu ja selgus, annab siis kaasa karisma, elurõõmu, juhtimisoskused ja soovi särada. Ja vaatame, mida siis ma siit märkmikust lisaks loen. Aitab ennast leida, omandada siis ebaselges või ebamäärases olukorras enesekindlust, osutab väljapääsule, teeb kokkuvõtte, annab elule kaasa nii-öelda siis sellise hea enda. Et igal juhul selline terviklikkuse sümbol. Nii, 21 on Divass. 27. veebruar kuni 14. märts, hommikutunnid 4:30 kuni 5:30. See on nüüd sõdalase ruum. Paistab juba selle noolena välja just kodaots. Õiglus, ausus, eneseohvertus ja sihikindlus on siis selle omadused. Ja selle märgi all sündinul on sõdalase hing, kellel on õiglustunne, sihikindlus ja julgus riske võtta. Ja siit loen juurde veel, et pühendatud sõjajumal Thorile, siis vanasti kandsid seda märki mõõga käepidemel sõdalased või joonistasid selle kilbile. Aitas igas võitluses, sealhulgas endaga peetavas. Et kui sul on mingi sõltuvus ja pead endaga sõda, siis kasuta seda märki. Tugevdab otsusekindlust ja jällegi mitte kanda pööratult, et ta negatiivselt ei mõjuks. Perkana
on siis 14 märts kuni 30 märts ja 5:30 kuni 6:30 hommikutunnid. Sünd, uuenemine, viljakus, emalik hoolitsus, hoolitsev loodus, loovus, uute ideede sünd ja viljakus on siis märksõnad. Ja kasvamine ja uuesti sünd soodustab kasvu, viljakust, taassündi, võib aidata sigimatuse puhul, kergendab sünnitamist ja lastega suhtlemist, soodustab isiksuse uuenemist ja vaimset kasvu, loomingut, samuti taimekasvu ja viljakandvust, mitte kanda pööratult. Ehk siis kasvu on uksele joonistada perkana, siis kasvavad sellised tomatid, et hoia ja keela. Ehvas 30 märts kuni 14 aprill 06:30 kuni 07:30 on koostöö, usaldus, liikumine ja lojaalsus. Selle märgi all sündinud inimesed on koostööaltid, truud partnerid ja kohanevad kiiresti siis muudatustega. Aitab paigast nihutada takerdama jäänud töid, lahustada hangunud, pehmendada tardunut. Võib soodustada krooniliste haiguste ravi, hõlbustada rände ja reisi vee peal ja kindlasti mitte kanda pööratult. Mannas 14 aprill kuni 29 aprill 07:30 kuni 08:30 sündinud. See on inimkonna eneseanalüüsi, sotsiaalsete sidemete, ühiskonna ruum. Annab kaasa humanistliku vaate, kõrge intellekti, oskuse mõista inimpsühholoogiat. Ja Manas tähendab mina. Mõjutab inimest, inimeste gruppi või organisatsiooni, kui on vaja juhtida nende tähelepanu ideele või seisukohale, mis nende omast erineb ja võita neid oma poole. Siis kindlasti aitab. Lagus 29 aprill kuni 14 mai 8:30 kuni 9:30 hommikul. On veesümbol, voolamine, intuitsioon, tunded ja alateadvus. Sügavad emotsioonid, voolavus, tugev fantaasia ja unistamisoskus tuleb sellega kaasa. Ja minu märkmikus on selle ruuni kohta kirjas, et tervendab intuitsiooni, aitab areneda ja ilmutada okultilist võimet, okultseid võimeid, jah. Ehk siis selgelt nägemist ja igasuguseid muid selliseid. Hõlbustab tunnetamist ja saladustesse süvenemist, kosmoseseaduste mõistmist. Igapäevaelus soodustab abielu sõlmimist ja lahusoleku lõppu, lahkarvamustest ülesaamist, teadlastel aitab lõpule viia uuringuid, lahendada probleeme ja jällegi mitte kanda pööratult. Hakkab juba hämaraks minema. Ei näe hästi lugeda. Vaatame, jõuame ehk lõpuni. Ingvas 14 mai kuni 29 mai 9:30 kuni 10:30. Sisemine kasv, rahu, kodu, uue energia kogunemine. Annab kaasa rahuliku iseloomu, sisemise potentsiaali ja selle järk-järgulise avanemise. Nii, ja vaatame. Samas on ka siis uute alguste ja viljakuse sümbol, pühendatud rahujumalale Ingile, kes on ka ihuliste rõõmude ja ingveriõlle jumal, võtab pinged maha, lähendab puhkuseaega ja suurendab meeste potentsi. Nii et kui tunned, et oled väsinud ja üle töötanud ja puhkust ootad, tee siis selline märk endale ja aeg muutub kiiremini kulgevaks.
Othala 29. mai kuni 14. juuni, 22.30 kuni 23.30. Et see oli nüüd üks neid ruune, mis oli justkui nagu sellest järjekorrast väljas. Et muidu läks enam-vähem see samas järjekorras, et kellaajad kulgesid, aga siin siis natukene teises kohas millegipärast. Kodupärand, esivanemate tarkusjuured, tugev toetus perelt, kodult ja traditsioonide tugi, stabiilsuse otsija. Küll see rokkirääk võib olla järjekindel. Kraaksub see laia taga nii, et vähe ei ole. Nii. Eraldumine, taganemine. Võib kasutada äärmistel juhtudel, mil inimene ütleb, et ta on valmis andma kuningriigi hobuse eest. See tähendab, et tal on tarvis iga hinna eest oma täbarast olukorrast välja pääseda. Siis see ruun aitab, kuid ta tahab ka tasu. Millestki ikka tuleb ilma jääda. Ehk siis selle ruuni kasutamisega olge ääretult ettevaatlikud. Midagi saad, aga midagi pead andma. Et see natuke meenutab seda saatana kaarti. Nii, ja olemegi viimase ruuni juures, milleks on siis ta kass 14. juuni kuni siis 29. juuni, 11:30 kuni 12:30. Nagu öeldud, päevavalgus, transformatsioon, ärkamine ja läbimurre, optimism, selgus, uuenemisvõime ja vaimne ärkamine on siis selle märksõnad. Ja märkmik ütleb selle kohta, et seda ruuni kantakse, kui soovitakse lähendada ebaõnnestumiste, haiguste või mureperioodi lõppu. Aitab ka ületada takistusi, mis segavad teid millegi lõpule viimisel. Nii, loodan, et sa üht-teist siit siiski said. Üks slaid on mul veel. Lihtsalt tahtsin näidata, kuidas siis mina ruunisid olen oma siis kanali märgi peal ära kasutanud. Et kõigepealt siis see Raido märk, mis on teekond, elumuutused, rütm, reisimine, õiglus, dünaamilisus, armastus reisimise vastu ja pidev liikumine ja areng. Ehk minule just kõnetaski see pidev liikumine ja areng ja minu nime esitäht ka on Eera. Nii et ma juba tegelikult põhikoolis olles vihikus sodisin seda märki, kus need 4 eeratähte olid siis omavahel seotud. Seda enam, et mul neiupõlve perekonnanimi ka selle sama tähega algas. Nii et see oli just nagu minu selline isiklik märk. Ja minu tütar siis disainis selle logo, mida siin värviliselt näete ja ka video allnurgas ja kanali päises võib märgata siis, kui te Facebooki gruppi Eemikitsuune tarotuba tulete. Nii, ma loodan, et ma natukene ka ruunide vastu huvi äratasin, aga nüüd katsun enne, kui päris pimedaks läheb, tuppa jõuda, sääskede eest peitu. Ja isegi rokkirääk tegi praegu väikese pausi. Nii et on aeg õhtule jääda. Ilusaid unenägusid sulle ja kohtume järgmisel korral.